Esimene ülesanne on selline, et on antud vektori alguspunkt või on vaja leida vektori alguspunkt, kui lõpp-punkt on teada ja vektori koordinaadid on teada. See on natukene raskem kui selline ülesanne, kus on lihtsalt antud alguspunkt ja lõpp-punkt ja siis me leiame vektori koordinaadid. Siin on natukene teistpidi. Vektori koordinaadid siis, no ma võtan seda kõige esimene. Vektor on alati sama. No näiteks on vektor A ja tema koordinaadid 4 ja 6. Ja lõpp-punkt koordinaatidega 3, 4. Siis alguspunkt saab tähistada X ja Y. Niimoodi mugavam. Me teame, et leida vektori koordinaadid, me peame lõpp-punktist lahutama alguspunkt. Ehk kui ma võtan 3 miinus X, siis ma saan selle vektori A X koordinaat 4 ja kui ma lahutan 4 miinus Y, siis ma saan 6. Siit ma leian X-i. Miinus X võrdub 4 miinus 3. X võrdub miinus 1. Ja siit ma saan Y. Miinus Y võrdub 6 miinus 4. Miinus 2. Ehk alguspunkt on koordinaatidega miinus 1, miinus 2. Ja vektor on vaja joonistada koordinaattelestikus. See tähendab, et vektor on muidu samasugune ja tema koordinaatid on ju antud 4 ja 6. Aga kuna alguspunkt ja lõpp-punkt erinevad, siis ta on erineva asukohaga. Sama vektor. No võime joonistada alguspunktis miinus 1, miinus 2. See on alguspunkt ja lõpp-punkt 3, 4. See on vektor A. Ma teen ühe veel. Nüüd lõpp-punkt. Ma võtan viimane, 5. See oli siis esimene. See on siis 5. Lõpp-punkt on 0, 0. Algus on X, Y. Ja siis lõpp-punktist me lahutame alguspunkti. 0 miinus X saame 4 ja 0 miinus Y me saame 6. X võrdub miinus 4, Y võrdub miinus 6. Alguspunkt on miinus 4, miinus 6. Joonistame seda vektori. 0, 0 on lõpp-punkt, miinus 4, miinus 6. Alguspunkt. Näete ise, et vektor on samasugune, see tähendab, et tal on sama siht, sama suund ja sama pikkus. Asukoht on teine, aga vektori jaoks see tähtis ei ole, selles mõttes, et see on täpselt sama vektor. Järgmine ülesanne. Mul on see sama. Ma arvasin, et mul ei ole kohti seal esimesel. Liigume edasi. Nüüd on teistpidi ülesanne, et on antud vektori koordinaadid ja on antud alguspunkt ja vektori koordinaadid. Ehk iga kord vektori koordinaadid erinevad. Vektor A esimeses. Võtame esimene punkt. Vektor A koordinaatidega 3, 4. Ja alguspunkt 4 miinus 7. Lõpp tähistame X ja Y ja koostame võrrandid X miinus 4, lõpp miinus algus võrdub 3
ja y miinus miinus 7 võrdub 4. X võrdub 7. Y võrdub, ei ole 11, valetan. Miinus miinus 7 on pluss 7, vastupidi märgiga teisele poole, siis miinus 3. Siis lõpp on 7 miinus 3. Ma joonistan seda vektori. 4 miinus 7. Seitse miinus 3. Vektor A. Siin ma teen teine punkt, 4. Vektor B miinus 4 ja 10 ja algus sama 4 miinus 7. Lõpp on siis x, y. Koostame võrrandid. X miinus 4 võrdub miinus 4 ja y miinus miinus 7 võrdub 10. X võrdub 0. Y võrdub 3. Ehk lõpp on 0, 3. Joonistame seda vektori. Alguspunkt on täpselt sama. Lõpp-punkt on 0, 3. Siis ehk vektor B on siis selline. Liigume edasi. Nüüd on tehed vektoritega. Esimene tehe, mis oli võetud, oli korrutis arvuga. Et kui vektor korrutada arvuga, kui seda teha geomeetrilisel kujul, siis näiteks vektor on antud ja me korrutame näiteks 2, siis me saame sama sisiga, sama suunaga vektor, aga 2 korda pikem. Ja kui on koordinaatkujul korrutamine, siis me korrutame mõlemad koordinaadid. Teeme seda kõik punktid ja proovime mõned äkki siin joonistada. Mul on siin koordinaatelistik antud. Kui liiga suured koordinaatid, siis me ei joonista. 5v. See tähendab, et me 5-ga korrutame x-koordinaat ja 5-ga korrutame y-koordinaat. See on siis 30 ja 40. Miinus 5v. See on selle 5v vastandvektor. Et suund on teistpidi. Miinus 5 korda 6 ja miinus 5 korda 8 ehk vastandarvud on koordinaadid. Null koma 5v. Oi, varsti kirjutan, see on 6 ikka. 6, 0,5 korda 8, 3 ja 4. Neljas punkt. Miinus 1/3 v. Miinus 2 ja
miinus 8 kolmandikku. No ja 5, kui me nulliga korrutame vektor, siis see on 0. 0, sest et see, kui me korrutame vektori arvuga, siis lõpptulemus on vektor, mitte arv, jah? Ehk 0, 0 on selline vektor, mille pikkus on 0. Proovime joonistada. Me joonistame vektor V, see 3. punkt ja 4. punkt. 3 vektori, sest et need, mis on esimene, teine, need on liiga pikad. Need ei saa joonistada. Joonistame siis vektor V. Kuidas me seda joonistame? Kas me peame 0 punktist seda alustama või ei pea? Me võime tegelikult alustada, kuhu me tahame. Näiteks, kui ma alustan siin, siis ma 6 sammu võtan paremale ja 8 sammu ülesse. See on vektor V. Teie asukoht võib olla ka teine. Sõltub, kust te alustasite. Nüüd 3. punkt. Vektor 3, 4 koordinaatidega. Ma nüüd alustan näiteks siin. 3 sammu paremale ja 4 ülesse. See on 0,5 V. Ja kui ma joonistan 4. punkti vektor, näiteks ma võtan siin alguspunkti, miinus 2. Miinus 2, see tähendab, et ma liigun vasakule. Ja siin on vaja võtta alla 2 ja kolmandik. 2 ja 2 kolmandikku. Peaaegu 3 siin. Ja 0 on siin. See on miinus 1 kolmandik V. Mida te märkasite? Minu joonis. Need 3 vektorit omavahel millised? Nad on kollineaarsed. Vektorite jaoks see sõna kollineaarsus asendab sõna paralleelsus, ja? Et on väga hästi näha, et kõik need vektorid on sama sihiga. Aga ei ole sama suunaga, et nad on vastassuunalised ja samasuunalised. Sõltub, mis numbriga oli vektor korrutatud. Kui on negatiivse arvuga, siis muudetakse suund. Kui on positiivse arvuga, siis suund jääb samaks. Aga see kollineaarsuse tunnus ongi selline, et kui vektorite, no näiteks me võtame vektor V, ma kirjutan siin uuesti, et see on 6 ja 8 ja vektor 0,5 V, 3 ja 4, et kollineaarsuse tunnus on selline, et kui me võtame ühe vektori X koordinaat, jagame teise vektori X koordinaatidega, siis me saame sama tulemus, nagu me Y koordinaatidega sama tehe teeme. Kui see koefitsient on sama, 2, ja? Või 0, siin on 2, ja? See tähendab, et need vektorid on kollineaarsed, me ei pea isegi joonistama need vektorid. Kui siin küsimusi pole, siis me liigume edasi. Just see on ülesanne kollineaarsuse kohta. Iga vektori jaoks on vaja kirjutada üks kollineaarne vektor ja 2 kollineaarset vektorit, mis on üks vastassuunaline ja üks on samasuunaline. Kuidas me saame? Näiteks esimene punkt. Vektor V. Tema koordinaatid on 4 ja 6.
Kui me tahame saada mingi lineaarne vektor, siis me lihtsalt korrutame see vektor v arvuga. Kui on tulemus peab olema samasuunaline, siis see arv, millega me korrutame, peab olema positiivne. Näiteks 3. 3v, see on siis 12 ja 18. See uus vektor on selle v-ga ka lineaarne ja samasuunaline. Ja kui ma korrutan -1 näiteks, siis ma saan ka lineaarse vektori, aga vastassuunaga. Me joonistame mingi punkt, aga mitte see. Ma nüüd võtan 3. Vektor f koordinaatidega 0 ja 7. No, ma korrutan 0,5-ga. Siis ma saan 0 ja 3,5. See on ka lineaarne ja samasuunaline. Ja -2-ga korrutan. See, mille arvuga ma korrutan, ma ise valin praegu, et teil võib olla oma valik. 0 ja -14. Ma võtan 4. Seda 4. punkti ma tahan ka joonistada. Ma korrutan praegu 3-ga ja saan samasuunaline vektor. -1,5, 6, 7,2. Ja kui ma korrutan -1-ga, siis ma saan vastassuunalisega lineaarse vektori. 0,5 ja -2,4. Joonistan need vektorid. -0,5 ja see on vasakpoolne liikumine, ma alustan 0-st. -0,5 ja 2,4 on siin. See on vektor AB. Vektor 3AB. Ma alustan siin näiteks. See on minu vaba valik lihtsalt. 1,5 ruutu ma liigun vasakule ja 7,2 ruutu ülespoole. Siis ma ühendan. On 3AB ja -AB. Ma võtan mingi punkti, liigun pool ruutu paremale ja alla 2,4. Väga hästi näha, et kõik need vektorid on omavahel paralleelsed ehk ka lineaarsed. Kas ta läheks korra 2 lehte tagasi?